Sageli tekitab segadust, et kes siis on nartsissist, kes on sotsiopaat või kes on psühhopaat. Et sellele küsimusele natukene selgust tuua, hakkan ma rääkima, miks on väga keeruline nende vahel vahet teha ja missugused ühised karakteristikud neid kõiki iseloomustavad. Ehk siis, psühhiaatrilisest vaatenurgast omavad nii psühhopaadid kui sotsiopaadid käitumismustreid, mis on iseloomulikult ka nartsissismile, histrioonilisele isiksuse häirele, esinevad skisotüüpse ning paranoilise isiksuse häire puhul või kaasnevad erinevate seksuaalhäiretega näiteks. Mis on need ühised karakteristikud? DSM-5, see on siis diagnostikamanual, mis on kasutusel Ameerika Ühendriikides, mille järgi siis diagnoositakse isiksuse häiret. Selle järgi on siis nii sotsiopaadil kui psühhopaadil ühiseid käitumisjooni järgnevalt. Ehk siis kahetsus puudub ja ükskõiksus, mida nad ilmutavad, ning samamoodi ka põhjust tagajärge seostavad ja selle seostamise ratsionaliseerimine olukordades, mil nad siis on teisi isikuid näiteks vigastanud, väärkohelnud või neilt midagi varastanud. Ehk siis, mis see eesti keeles siis tähendab? See tähendab seda, et kui ta näiteks teeb, teist vigastab, siis ta ilmutab täielikku ükskõiksust selle suhtes. Enamgi veel, ta toob näiteks väite, et tal ei jäänudki midagi muud üle, kuivõrd ohver käitus niimoodi, et tema pidi teda vigastama. Samamoodi näiteks, kui ta tuleb, laenab teilt raha, toob mingisuguse absurdse näiteks põhjuse, miks ta seda teeb. Ja siis, kui tuleb raha tagasimaksmise aeg, toob ta erinevaid põhjuseid, miks ta ei peakski seda raha tagasi andma. Ja kui te ütlete, et teil pole näiteks enam rohkem üldse raha, siis ta osutabki sellele, et aga see on teie enda viga näiteks, et te talle üldse raha laenasite. Teine, mis on hästi iseloomulik neile kõigile, on sotsiaalsete normide eiramine ja kehtivate õigusnormide rikkumine, mis võivad päädida ja tavaliselt muuseas ka päädivad korduvate karistustega. Eeldada näiteks, et taolisel isikul ei ole üldse mingisuguseid näiteks trahve, mis ta on saanud liikluses, või et ta siis on kõiki seaduseid järginud. Ükskõik, on siis näiteks kuidas käituda mingisuguses situatsioonis, ütleme näiteks pulmas, siis tema tahab olla kas siis pruut või peigmes, võtta kogu selle tähelepanu endale, või siis näiteks ta võib täiesti külmavereliselt, firma raha taskusse panna teiste osanike eest, või siis tegeleda näiteks võltsdokumentide esitamisega täitsa teadlikult, teades, et see ei ole niimoodi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis sotsiaalsed normid nende puhul ei kehti. Üks põhjus kindlasti selles on ka see, et egomaania, mis nende käitumist juhib, kusjuures nagu ma olen rääkinud eelnevalt, naiste puhul võib olla see just, et varjatud kujul, mehed väljendavad seda nagu avalikumalt. See egomaania ongi see, et ta siiralt usub, et ta on teistest parem. Vot sellest on meil väga sageli nagu raske aru saada, eriti kui ta mängib niisugust näiteks halli hiirekest, kellel on siis ainult kannatuste rada ja kes on nagu väga siukene pealtnäha väga siuke alandlik ja niisugune ei teagi täpselt, mis ta teeb ja selline, aga selle all on see, et ta tegelikult tunneb üleolekut teistes suhtes. Ja vot seda väidetavalt, siis need on nüüd Adrian Reini tööd, mis näitavad, kes on uurinud siis seda nende aju hästi põhjalikult üle 30 aasta. Tema töödest lähtuvalt siis arvatakse, et üks põhjus on see, et näiteks egomaaniat
tekitavad 5 erinevat ajupiirkonda, mis siis funktsioneerivad neil teisiti. Ja neil ongi nagu siiras usk, et ta ongi teistest parem. Näiteks, kui tavaliselt ütleme, on 2 partnerit ja nüüd üks nendest siis kuulub siis sinna nartsissist, sotsiopaat, psühhopaat sinna valdkonda, siis tavaliselt, kui on niisugused partnerid, siis ja kui neil palutakse visata, see on niisugune huvitav katse, mis kunagi tehti, visata täringuid. Ehk siis tavaliselt, et võidu peale nii-öeldes, siis tavaliselt nad teevad seda kas siis koos või siis lepivad omavahel kokku, et sina nüüd ja siis mina, aga nende puhul on siis see, et nende tumedate tegelaste puhul, et tema alati teeb seda, sest et ta on veendunud siiralt, et temal on õigus ja tema on just see, kes on siis see õnnelik käsi ka selles nii-öeldes, kuidas ma ütlen, mängus, kus ei ole tegelikult ratsionaalset lähenemist võimalik üldse rakendades midagi võita. Aga vot see on seesama see niisugune jultunud. Siis samamoodi ka lugupidamatus seaduste ja sotsiaalselt kehtivate moraalsete tõekspidamiste vastu. Sealhulgas teiste isikute õiguste eiramine, salakaval petlikkus, sealhulgas valetamine, petturlus, valenimede kasutamine, teiste tahtlik halvustamine isikliku kasu või naudingu saamise eesmärgil. Need on ka nüüd, mis on selle DSM-5 kohaselt. Ja vot siin ongi see, et näiteks teiste isikute õiguste eiramine. Ehk siis üks märk näiteks. Seisate poes, on järjekord kassas ja nüüd tema läheb täiesti külmalt sealt mööda ja trügib ette. Või näiteks, kui te vaatate neid invaliidi kohti poe ees, eks ju, siis, mis on mõeldud siis parkimiseks nende autodele, siis eks ole, te näete, seal võib seista väga uhke maastur näiteks, sellepärast, et eks ole, tema on nagu kõrgem kui niisugused tõekspidamised ja arusaamised. Samamoodi näiteks see, et see petturlus ja valetamine. Väga sageli on neil patoloogiline valetamine. See võib olla ka seotud näiteks sellega, et kui tal on siis nii-öelda see kalduvus skisofreeniale, ehk siis need näitajad või maaniale, et ta siiralt usubki, väga sageli nad on väga ebausklikud, paranoilised, et keegi näiteks kogu aeg tahab neid tappa, nad kujutavad ette. Või siis näiteks seesama, eks ole, et see skisofreenia, kuidas tal võib avaldada, et tema ongi nüüd see, kes siis näiteks puhastab maailma, ma ei tea, näiteks nagu USA-s üks väga tuntud sarimõrtsukas oli, eks ole, kõik, kes hääletasid, olid tema jaoks prostituudid ja nüüd tema, kuigi nad ei olnud mingid prostituudid, vot nüüd tema ongi siis see maailma puhastaja sellest pahelisusest. Ehk siis see on väga tavaline nende puhul. Ja muidugi, nagu ma olen ka eelnevates videotes juba rääkinud, see teiste tahtlik halvustamine isikliku kasu või naudingu saamise eesmärgil. See naudingu saamise eesmärgil, see on alati üks väga-väga suur ja niisugune ohumärk alati kohe. Sellepärast, et see näitab seda, et midagi on väga paigast ära, sest nad teevadki seda muuseas naudingu saamiseks. Ehk siis, kui väga sageli mõeldakse, et näiteks tööl kellegi halvustamine teiste ees on nagu tühine, siis see on hästi tugev psühholoogiline rünnak, mis jätab eluaegse jälje halvimal juhul. Sest et see gruppi kuulumise vajadus ja nüüd, kui mind halvustatakse teiste ees, see tekitab meil kohe tunde, et aga äkki nad ei aktsepteeri mind enam ja mis siis saab. Aju on väga iidne, sellepärast see grupp on meile nagu ülioluline. Ükskõik kui palju me siin sotsiaalmeedias ei istu või ükskõik kui palju meil seal Facebookis neid näiliseid sõpru pole. Ehk siis mis on veel iseloomulik neile, on ülemäärane ärrituvus ja agressiivsus, mida iseloomustavad korduvad füüsilised kaklused või teiste isikute rünnakud. Ja vot see on ka nüüd niisugune, sõltub, kas nüüd see psühhopaat nii-öelda on edukas või mitte. Sõltub hästi palju sellest, kuidas ta suudab seda impulsiivsust kontrollida. Vähemalt avalikult. Ehk siis, kui ta seda ei suuda,
siis see impulsiivsus kui selline nii-öelda saab talle hukatuseks, sest et ta saab suhteliselt vara, jääb ta vahele, tavaliselt juba teismelise eas, näiteks kaklustega, rünnakutega teiste suhtes ja nii edasi. Huvitav on ka see, et nendel on ka valutundlikkus vähem, nad on vähem tundlikud nii-öelda valu suhtes ja nad on ka laste puhul näiteks, kui olukordades, mis on hirmutavad, laps ei ilmuta märke hirmust, siis see on alati üks niisugune ohusignaal, et mingi asi on valesti. See ei tähenda nüüd seda, et ta peaks kohe psühhopaat olema. Aga see hirm on meil selline loomulik reaktsioon, sest et hirm kui emotsioon tagab meil ellujäämise. Ja vot seesama see ülemäärane ärritavus ja agressiivsus, siin on naised suudavad näiteks seda ka vähem kontrollida, mehed paremini ja niinimetatud siis valgekraelised psühhopaadid ehk siis need, kes on näiteks äris või poliitikas väga edukad, nendel on nad suudavad seda nagu paremini kontrollida ja tänu sellele nad, kuidas ma ütleksin, nende petlik karismaatilisus lööb nagu üle ja me ei näe kohe läbi seda kõike, mis tegelikult seal all peitub. Siis kalduvus vägivaldsele käitumisele on neile kõigile ühine ja seal on üks, mis arvatakse ongi, et kuna neil on kortisooli ja testosterooni tase kõrgem tavapärasest, siis see on nagu maandus, ehk siis, et ta elabki ennast välja. Nüüd, kui tal see tase läheb liiga kõrgeks, et siis see pakub talle nagu relief on inglise keeles hea sõna, eesti keeles nagu maandus sellele. Aga alati see käib nendega kaasas. Ja samaaegselt ka nad ei tunne kahetsust ega nad ei tunne ennast süüdi. See on ka, mis kogu aeg jookseb nagu läbi. Ehk siis, kui me näiteks afektiseisundis võime kedagi rünnata, ütleme, et me kaotasime enesevalitsuse, meid viidi nii kaugele näiteks, siis me tunneme pärast tavaliselt kahetsust, me vabandame, vähemalt oma mõttes tunneme ennast süüdi sellest, siis nende puhul selline asi ei eksisteeri. Siis ohutuse eiramine või teadlikult ohtlike olukordade tekitamine. See ohutuse eiramine, ma ütleks niimoodi, et väga sageli küsitakse, kas nad on julged või ei ole. Nad ei ole julged. Ja nad on väga alalhoidlikud. Aga siin on küsimus selles, et kui sul on valutundlikkus näiteks pole nii-öelda tavapärane, siis sa tormad nagu situatsioonidesse hulljulgemalt, mis muidu sind tagasi hoiavad. Ja see teadlikult, see ohtlike olukordade tekitamine, see on väga sageli just selleks, et teisi hirmutada. Ehk siis, kui tal on neid kõrvalvaatajaid, näiteks ta sõidab autos, kihutab ülemäära, nii et pea segi, kõik paluvad autos või sõida rahulikumalt, see on ohtlik, nii edasi. Siis ta vastupidiselt võib ainult gaasi lisada, seepärast, et ta naudib seda, et ta saab teisi oma teoga hirmutada. Järjepidev vastutustundetus on see, mis on neile väga iseloomulik ja see on ka, kuidas ma ütlen, nad kunagi ei võta vastutust, alati on kõik teised süüdi. Kui te kuulate näiteks nende juttu, siis ükskõik missugune situatsioon ei ole, ükskõik mida nad ei teinud, siis alati keegi teine on see, kes oli selle põhjuseks. Ehk siis ta alati õigustab ennast ja lükkab siis teiste kaela nii-öelda selle vastutuse ja selle süü, et need asjad toimisid. Ja selles vastutustundetuses on ka näiteks üks näitaja, et nad ei suuda täita järjepidevalt tööga seonduvaid kohustusi või näiteks võetud rahalisi kohustusi ja nii edasi. Selleks nad ei ole võimelised. Sest et kaasa arvatud neil on ka niisugused ebarealistlikud plaanid, sageli nad ei suuda nagu genereerida niisuguseid realistlikke plaane, sest et väidetavalt nad ei ole võimelised nagu loovalt ja realistlikult mõtlema, mis omakorda siis ongi, et need grandioossed plaanid, mis tal on, selleks, et ta ennast upitaks, tegelikult ei ole realistlikult
nii-öeldes teostatavad ja näiteks kui ta nüüd, noh, ma ei tea, kui tal nüüd on näiteks, saab kuskilt näiteks raha, nüüd ta hakkab, eks ole, seal mingeid plaane tegema ja mis noh, tegelikult reaalsuses ei ole võimelised materialiseeruma. Ja noh, seesama impulsiivsus, lihtsalt küsimus ongi, et kui ta suudab seda nii öeldes kontrollida, siis ta ei jää vahele, võiks öelda. Ja väga sageli ongi, et noh, lähedased saavad selle kõik enda kaela, lähedased alati, nende peal me elamegi ennast väga sageli välja, mis on väga vale koht, kus välja elada. Aga see on nagu ühtepidi nagu turvaline keskkond ja noh, muidugi ütleme ka näiteks laste puhul, et ütleme, tuleb alati ohumärgina sisse, kui on näiteks loomade või väiksemate kiusamine, piinamine, sest noh, see on nagu ohutu, kuivõrd ohver ei suuda näiteks ennast väljendada piisavalt, noh, loomade puhul näiteks eriti, eks ole, et siis tal on ka tõenäosus nii-öelda vahele jääda väiksem. Ja täpselt samamoodi ka ütleme lähisuhtevägivallas, väga sageli see jääbki sinna koduseinte vahele, sellepärast lihtsalt, et keegi näiteks ei usugi, mis see ohver räägib, sest pealtnäha fassaad on loodud väga-väga petlik ja tundub, et kõik on väga-väga-väga korras. Need on nüüd selle DSM 5 kohaselt käitumisjooned, mis on siis ühised nii sotsiopaadile kui psühhopaadile. Ja kaasa arvatud, nagu te siin nägite, on nendes väga palju jooni, mis on iseloomulikult nartsissistidele. Põhjalikumalt ja detailidega ma lähen nendes käitumisjoontes ja mustrites edasi koos näidetega järgmistes loengutes. Aga ma arvan, et see video võib-olla ka nüüd teeb ja muudab teile natuke selgemaks, et miks me ei saa nagu tõmmata konkreetseid jooni, et vot nüüd see on siin on nartsissist ja siin on nüüd sotsiopaat ja seal on kuskil see psühhopaat. Ja vot sellepärast, et need karakteristikud korduvad, aga me peame alati arvestama sellega, et näiteks kui on niisugused keerulised ajad inimese elus, ütleme, ta seal kaotab lähedase või kaotab töö või mingisugune elu muudatus tal toimub, näiteks lahkuminek, siis väga sageli need näiteks ta ei suuda enam niivõrd kontrollida neid enda tumedaid jooni ja need vallanduvad ja kaasa arvatud arvatakse, et 45 ja pluss tavaliselt sellised isiksuse häirele omased karakteristikud, et need siis võimenduvad. Või kui on siis niisugune ebamäärane, ebakindel olukord, nagu näiteks praegu on, eks ole, see sõjafoon on kuskil, ennem seda oli COVID, et siis see on nagu, annab tõuke, et need karakteristikud hakkavad avalduma veelgi tugevamalt, kui nad ennem olid. Kes tahab põhjalikumalt nendest teada saada, et mul on raamat Tumedad tegelased meie keskel ja seda saab Body Language Academy kodulehelt tellida, seal video all on ka link selle kohta. Aga seniks, kui te näete, et need jooned on aeg-ajalt meil kõigil esinevad sellised jooned, aga kui need on nagu korduvad, püsivad ja kui neid on palju korraga, siis te võite olla kindel, et teie vastas ei ole päris okei kodanik.